kummi taga kinni, aga nii. Aga kuule, siia saab isegi päris hästi astuda, see on isegi okei vist. Vaata. Siia peab ju kuidagi niimoodi minema, et no see on hästi keeruline. Peal. No nii, tervist kõikile vaatajatele. Täna, nagu näha, siis olen siukse harrastuskajakiga kuskil keset mingit nirehet. Ma tulin tegelikult siia lapsepõlveradadele haugi otsima. Et siin on siuksed sügavad augud, noh praegu nagu näha, siis nagu jõge väga ei ole. Aga tegelikult on siin palju selliseid kääre, kus jõgi keerab ja siis on siuke väike tiigilaadne sopp. Ei tea, kunagi siit kala sai püütud ja kala saadud lapsepõlves, aga kas siin nüüd ka midagi on? Elame näeme. Ja siin oli näiteks üks haugüpas, jälle üks haugüpas siin. Mingid nolgid ikka on olemas. Eks ta ole rohkem siuke sportlik tegevus ka. Väike kaloripõletus. Ja siin on esimene sopp. Hakkame vaatama. Loodan, et ma jään siia ilusti kinni ka. See on hea istuda siin. Yes, nii ongi. Hakkame vaatama, mis siin saab siis. Käe võiks ju ikka valgeks saada. Ma arvan. Landiks on Bigshad Junior. Hetkel on värvi kombinatsioon Bloody Duke. Vaata, mis saab. Kahvia maha. Kajak on selline, nagu ma ütlesin, väga harrastuslik, mitte mõeldud kalastuseks. Mugavus on üsna limiteeritud. Aga mis siis? No nii, esimene kupuvaht on käes. Ehk siis juba on lõbu on juba alanud, nagu näha. Üks sõnuga läks õnneks ise ära ka. Väga hea. Väga hea, väga hea. Tahaks arvata, et see on see kolliauk siin. Vaatame, kas on. Juba sügisel on. Nii käib päiksepilve eest ära sõitmine. Julm asi tuli peale. Kala ei ole rohkem saanud kui see üks võtt. Ma enamus ajast tegelikult sõidan ka, sest see jõgi on ikka nii väike, et ma ei mäletanud, et ta nii väike oli. Aga see ongi see, et kui ise oled väiksem, siis võib-olla tundub jõgi suur 15 aastat tagasi. Siin teda ei olegi ju põhimõtteliselt, siin pole voolugi. Nii, paneme edasi. Kohe tuleb Kopratamm. Vaatame, kuidas nii ligi läheb.
nii, nüüd ka hea käib lahvatus. Päris hea. Päris kaugele sain. Siinkohal tervitan sõpru Marti ja Oliveri, kes selliste kajakkidega on sõitnud nii Viljandist Pärnusse kui Viljandist Peipsijärve ja nüüd nad vist tegid täispikkuses võhandu. Toonitan täispikkuses võhandu lähtest kuni nii-öelda lõpuni. See päris nalja asi ei ole, ma arvan. Vahetasin jõge vahepeal, kuna see eelmine oli ikkagi natuke liiga pisike, siis tulin natuke suuremale jõele. Siuke 15 minti sõitu ja siin on juba asi teistsugune. No nii, mingi haug on otsas. Mingi väike. Aga havi ikkagi. Nii. Ai, täitsa ilus tegelikult. Pea mõõdus vist. Ei taha ka väga neid siin. Väga napilt on kinni ka. Võtan veel välja. Oleks pidanud võtma mingid riistad kaasa. Kahvi maha, kõige maha. Kurat, see on jah mõõdukala vist isegi. Esimene haug siis paadis täna nii-öelda. Siuke pulk. Ma ei tea, mis ta olla võib mingi 55 senti. 50, midagi viis jah. Ma arvan, täitsa hea pakkumine. Jalga vahele. Saab kotlietut teha. Ja nii, järjekordne pulk on otsas. Aga see on päris pulk. Pulka. Tahaks teisel pool paati sind pulka. Pagus pani nüüd küünla. Ta paati hüpata. Riandi elukas. Jube hirmus on niimoodi ikka. Niimoodi. Pulk. Mine majand edasi. Nii siis. Vist lõpetan selle päeva ära. Mõned haugid sai siis püütud. Täna küll väiksed, aga ilmad on alles soojad ka, vesi ka soe. Et võib-olla kui siin ilmad jahedamaks lähevad ja vesi veidi jahedamaks, et siis läheb see haug veel aktiivsemaks. Et peab veel tulema võib-olla selle kajakiga korra peale. Väga mõnus oli täna sellega siin. Et väga lahe. Eks lõpuks asi ära tagumikaga. Aga see ei ole ka probleem. Vahepeal saab puhata, kõndida, sirutada. Et jah, sõidan siit nüüd tagasi ja mant autosse ja minekut. Isa ka õngitses mul seal siit ülesvoolu. Sai ka ahvenaid ja asju ja viidikaid, et suitsuahju sooja panna haugi pannile ja täitsa okei päev. Aga praegu jah, ma arvan, et minu poolt kõik. Näeme juba järgmistel kalavetel.
ja täpne olla, siis näeme järgmine nädalavahetus Mahl Fishing Predator Cupil läheb mölluks.